Tere taas Brüsselist Euroopa Parlamendist. Mul on kõik rõõm tervitada. On neljapäevane päev pärastlõuna, kell on umbes 1:30 siin aja järgi, teil on kell 2:30 ja on aeg võtta kokku siin parlamendis toimunud viimase neljapäeva jooksul. Ja ma pean ütlema, et toimunud väga palju ja informatsiooni oleks mitme tunni jagu, mida rääkida, kuid ma olen üritanud välja selgitada need olulisemad küsimused ja teemad, mida tuleks kindlasti selgitada avalikkusele, põhjendada teatud valikuid ja hääletusi ning anda informatsiooni, mida tegelikult plaanib Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament. Alustuseks taustainfoks, et see nädal on toimunud meil plenaaristungid ehk siis hääletused, debatid, mis on see põhiline parlamendi kooskäimisvorm. See on toimunud Brüsselis jätkuvalt, Strasbourgi ei ole me veel läinud alates selle aasta veebruarist, kui tuli koroonaviiruse kriis peale. Seetõttu on kõik need istungid toimunud siiamaani Brüsselis veel. Kui läheb hästi ja antakse luba, siis võib-olla oktoobri lõpus toimub järgmine plenaaristung meil juba Strasbourgis. Kuid alustades nädala algusest, siis teisipäeva hommikul oli kõige suurem debatt selle üle, mida arutati siis Euroopa Ülemkogus. Ehk siis Euroopa Ülemkogu, kuhu kuuluvad liikmesriikide, kõikide Euroopa Liidu riikide valitsusjuhid, peaministrid, mis toimus 1.–2. oktoobril ja on tulemas uus Euroopa Ülemkogu, mis toimub 15.–16. oktoober. Ja loomulikult Euroopa Komisjoni esindaja tuli siis ülevaadet andma, et milles kokku lepiti, mida arutati, kuidas räägiti ja rõhutati hästi tugevalt seisukohta, et meie majandus vajab päästmist. Euroopa majandus globaalselt kaotab oma konkurentsivõimet võrreldes Hiina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikidega. Tööpuudus on jätkuvalt kasvamas ja me peame sellega kohe kiiresti tegelema. Siis Euroopa Parlamendi liikmed, valdav enamus, nagu nad ikka, föderalistid ja globalistid, kurtsid kõik selle üle, et kuidas meil tuleb kohe käituda, kohe tuleb meil reageerida. Meil on vaja oma vahendeid ehk uusi üle-euroopalisi makse, ehk siis süsihappegaasimaksu, plastikumaksu ja suurkorporatsioonide maksu. Meil on vaja keskenduda rohepöördele, meil on vaja päästa kliima globaalse soojenemise käest ja samal ajal loomulikult on meil vaja päästa inimeste majanduslik olukord. Mul oli seal registreeritud oma sõna, ehk oma väikene kõne, ma sain aega 1:30 sekundit selle jaoks ja oma selle lühikese aja jooksul, mis ma jõudsin rõhutada, oli ikkagi see, et tulge nüüd nagu mõistusele, tulge maa peale, et ei saa samaaegselt tahta viia läbi rohepööred, kliima päästmist, ehk siis sulgeda meie tööstuseid, hakata sõltuma aina rohkem välisressurssidest ja energiast, näiteks Vene gaasist läbi Nord Stream 2 ja samal ajal eeldades, et me päästame majandust, ettevõtteid ja töökohti, kui me tahame samal ajal kehtestada uusi üle-euroopalisi makse. Ja samal ajal võttes veel hiigellaenu 750 miljardit eurot, mille tagasimaksmise kohta mitte keegi, mitte midagi veel täpselt ei tea, vaid on juba sisse kavandatud see valemisena, et me peame selle laenu tagasimaksmiseks 30 aasta jooksul, nagu on plaanis, kehtestama uusi makse, mis mitte kuidagi ei aita kaasa sellele, et me vähendame tööpuudust, me aitame välja kriisist ettevõtted, me aitame luua uusi töökohti. See lihtsalt ei käi kokku, see kõik on loogika vastane. Ja sellest valdav enamus parlamendist ei saagi aru, sest nad ei olegi suutnud aru saama, sest nad lähtuvad ainult oma fanaatilist ideoloogiast, kus nad siiralt arvavadki, et kui me kõik teeksime kas või kollektiivse suitsiidi siin Euroopas, et päästa maailma kliima soojenemisest globaalselt, siis justkui sellest midagi muutuks maailmas. Euroopa Liidu elanike arv on umbes 440 miljonit elanikku. Maailmas elab umbes 8 miljardit elanikku. Seega me võime kas või pea peal seista, aga kliima soojenemist või globaalseid muutusi me selles kontekstis ei muuda küll mitte kui kuidagi. Rääkimata veel sellest, et isegi pole fakte, et kui palju see mõjutaks siis kliima soojenemise vähenemist, kui me hakkame vähendama teatud tööstuste toimimist, mingid sektorid kinni panema. See lihtsalt on kõik praegu nii-öelda seapõrna pealt ennustatud. See kõne on leitav ka minu sotsiaalmeediakanalitest, Facebooki lehtedelt, YouTube'i kanalist ja minu kodulehel jaakmadisson.ee. Kindlasti, kes pole veel seda näinud, soovitan vaadata, kindlasti jagada ka oma sõpradele edasi, et see info leviks võimalikult palju ja kiiresti. Teine kõne, mis mul oli registreeritud, oli täna hommikul. Tegemist oli siis rahapesu vastase võitluse teemal. Euroopa Komisjon on nüüd siis üritamas kõvasti sekkuda rahapesu vastasesse võitlusesse. Ehk nähakse probleemi ju selles, et on toimunud massilised rahapesuskandaalid, kas või me ise teame väga hästi, mismoodi Danske panga kaudu läbi Eesti filiaali pesti 8-9 aasta jooksul mitmed miljardeid eurosid, tõenäoliselt Venemaalt pärit musta raha, mille eest taanlased üritasid süüdi teha meid, et need lollid eestlased on süüdi. Samal ajal oli vastutav sellest tegelikult Danske panga emapank Kopenhaagenis.
Ja Euroopa Komisjon nüüd kõiki selliste juhtumite tõttu tahab asutada uut organit, institutsiooni, uut bürokraatlikku kogu, mis peab hakkama kontrollima kõikide liikmesriikide seadusandlust ja regulatsioone, et võidelda näiliselt rahapesuga. See tähendab muidugi seda, et tahetakse tulla ka välja või on surve selleks, et tulla välja hoopis määrusega, mis oleks otsekohalduv, ehk siis liikmesriigid peavad selle võtma üks-ühele üle, ilma igasuguste erandite või tingimusteta ja muutma oma karistusseadustikku. Ja siit tekib väga põhimõtteline probleem. Esiteks, karistusseadustikud on siiamaani olnud liikmesriikide enda pädevuses. Nüüd rahapesu vastase võitluse giidi all ja selle suure sildi all tahetakse hakata föderaliseerima ka karistusseadustikke. Ja teiseks on probleem puhtalt õiguslik ja juriidiline. Meie liikmesriikide karistusõigussüsteemid on niivõrd erinevad 27 liikmesriigis. Ja kui me üritame neid kokku panna ühte patta, siis meil pole õrna aimu, kui mis lõpuks välja tuleks. Ja kolmandaks, see ei aitaks mitte midagi, sest nagu me näeme ka tänase Eesti valitsuse puhul ja rahandusministri puhul, siis võitlus rahapesuga ja selle avastamisega seisab poliitilise tahte taga. Kui riik tahab võtta vastu karmimaid samme, et avastada rahapesu juhtumid, neid takistada, tuua süüdlased avalikkuse ette, siis see on see liikmesriigi tahe. See peab olema motiveeritud poliitiline tahe valitsuse poolt, et sellega tegeleda. Selleks ei ole vaja mingit Euroopa Komisjoni või Euroopa Parlamenti, kes tuleb siin näppu viibutama õpetama, et teate, anke rohkem võimu meile, me paneme bürokraadid tööle, loovutage oma pädevusõigust ja iseseisvus karistuspoliitikas Euroopa Liidu kätte ja küll me siis teie eest tegeleme. Nagu ma ütlesin oma kõnes ka täna hommikul, et me väga hindame teie head tahet ja palvet justkui nii-öelda koostööd teha, aga me viisakalt keeldume, kuna Eesti on näinud viimase aasta jooksul, et me saame ise sellega väga edukalt hakkama. Lisaks on toimunud väga mitmeid hääletusi siin, mis on olulised hääletused. Ma võtan nad lühidalt kokku. Esiteks hääletati loomulikult jällegi õigusriigi teema üle, ehk siis parlamendi enamus tugevalt toetas seisukohta, et tuleb võtta ikka Euroopa Liidu rahastus ära nendelt riikidelt, kes väidetavalt ei järgi õigusriigi ehk rule of law põhimõtteid. Siin loomulikult tegemist siis nii-öelda Poola ja Ungari vastase rünnakuga, kuna Poola ja Ungari ei ole nõus näiteks ühtse migratsioonipoliitikaga, ei ole nõus alluma Euroopa Komisjoni survele, mis puudutab kohtusüsteemi reformist. Ja mis on siis lahendus? Aga võtame raha ära. Ja muidugi Euroopa Parlamendis enamus föderaliste arvavad, et see on jube hea mõte. Mina loomulikult hääletasin selle vastu. Teine oluline hääletus puudutab kliimapoliitikat. Jällegi, nagu ma juba alguses mainisin, seda teisipäeva hommikust istungit, kus oli ka minu kõne, kus siis nõuti kõva rohepööret ja suurt kliima päästmist globaalselt, siis võeti vastu nüüd ka parlamendis resolutsioon, millega nõutakse, et Euroopa Liit peab minema üle kliimaneutraalsusele vähemalt 60% lõikes aastaks 2030. Ehk siis 10 aasta jooksul paneme nüüd 100 ettevõtted kinni, vähendame justkui nii-öelda CO2 heiteid, vähendame reostust, et päästa maailma. See, et sellega kaasnevad väga suured pankrotid, töökohtade kaotused, sotsiaalsed probleemid, rääkimata meie majanduskonkurentsivõime vähenemises globaalses mõistes, see on kolmandajärguline. Eesmärk on fanaatiline kliimapäästmine. Loomulikult mina hääletasin selle vastu. Minu teada hääletasin selle vastu veel ka Riho Terras ja Marina Kaljurand, mis on minu puhul natukene üllatav ausalt öeldes, et Marina Kaljurand selle vastu hääletas, kuid mine tea. Ehk on võimalik ka veel väga kõrges eas õppida ja saada aru asjadest, mis on tegelikult loogilised ja iseenesest mõistetavad. Tore, kui Marina sellest aru saab. Lisaks on olnud teemaks veel loomulikult ka migratsioonipakt. Meil on olnud selline nii-öelda meie poliitgrupi sisene koosolek, kus me oleme organiseerimas väga tugevat, efektiivset kampaaniat migratsioonipakti vastu, millega tuli Euroopa Komisjon välja 23. septembril. Täna peaks toimuma nii-öelda videosilla kaudu ka Euroopa Liidu siseministrite nõukogu istung, kus seda teemat siis esmakordselt arutletakse. Minule teadaolevalt Eesti on minemas läbi Mart Helme väga kindla seisukohaga, et sellisel kujul pakti me mitte mingil juhul toetada ei saa, kus on varjatud kvoodid. Ma loodan, et see positsioon jääb väga selgelt kõlama ka tänasel nõukogu istungil, kuid igal juhul me oleme ette valmistamas suurt rahvaalgatus petitsioonikampaaniat kõikides riikides, et anda väga tugev sõnum Euroopa Komisjonile ja meie rahvusparlamentidele, sealhulgas ka Riigikogule, et igasugune migratsioonipoliitika föderaliseerimine Euroopa Liidus on vastuvõetamatu. Siin tuleb panna selge punane joon ette, et ei, me ei vaja uut föderaliseerimist, migratsioonikvootide kehtestamist või mängitud solidaarsust kohustuslikus korras. Iga riik peab ise vastutama oma välispiiride kaitse eest, selle valve eest ja kui tekib suurem kriis ja surve nii-öelda migrantide poolt, siis tõesti vabatahtlikult võime üksteist aidata, nii nagu me oleme alati teinud, kuid unustage ära igasugune surve või kohustuslik kord. Seetõttu novembri alguseks on see kampaania valmis.
on tulemas ühtne veebileht, kuhu minnes on võimalik tutvuda migratsioonipakti tegelike asjaoludega ja miks ei ole vastuvõetav meile kõikides Euroopa Liidu keeltes, sealhulgas eesti keeles, ja tuleb ühtne allkirja andmise server, kus on võimalik anda kiiresti ja mugavalt oma allkiri, et pärast siis iga riigi esindajad siin parlamendis, meie poliitgrupis saavad viia need tuhanded või kümned tuhanded allkirjad oma rahvusparlamentidesse nõudega, et rahvusparlament peab võtma vastu väga selge otsuse, et see riik ei ole nõus migratsioonipaktiga. On tulemas väga suurem kampaania ka televahendusel, sotsiaalmeedias, tõenäoliselt ka trükimeedias ja sellest te kuulete kindlasti lähema nädala-kahe jooksul palju rohkem. Ja lõpetuseks kiiresti kokkuvõttes, siis olen esitamas ka Euroopa Komisjonile paar küsimust, mis puudutab Estonia laevahuku uurimist. Nimelt meie kõigi huvides ja ka minu huvides on see, et see uus uurimine saaks olema võimalikult läbipaistev, aus, kontrollitud. Seetõttu üks küsimus on see Euroopa Komisjonile, et kas sellise katastroofi puhul, mis on lähiajaloo kõige traagilisem, suurimate hukkunute või võib ka öelda võib-olla tapetute arvuga peale Eesti maailmasõda, kas seal peaks osalema ka äkki Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni poolne sõltumatu eriesindaja, et olla see kontrollmehhanism ja läbipaistvuse võib-olla väikene suurem garantii juures. Ja teiseks, kuidas hindab siis Euroopa Komisjon sellist lepingut, mille sõlmisid 1995. aastal 6-7 riiki, sealhulgas siis Eesti, Soome, Rootsi, Läti, Leedu, allkirjastas ka veel Suurbritannia ja mõned riigid veel, et igasugune sukeldumine laevavraki juurde on keelatud väidetavalt hauarahu kaitse nime all. Kuigi ei ole isegi lõpuni 100% selge, miks laev hukkus, kelle süül, kas oli torm, kas oli terroriakt, kas oli mingi muu asjaolu, õnnetus ja kuidas me saame varjata asjaolude uurimist, tuginedes mingisugusele lepingule, mis ei ole osa rahvusvahelisest õigusest ja mis tegelikult takistab uute asjaolude selgitamist. Et kas see on kooskõlas näiteks siis Euroopa Liidu õigusega või põhimõtetega või inimväärikusega või läbipaistvusega. Ja oleks tõesti huvitav näha, mida siis Euroopa Komisjon nendele küsimustele vastab, et see teema tõsta suuremalt päevavalgusesse, avalikkuse ette, et see Estonia laeva hukku uurimine oleks võimalikult kiire, efektiivne ja läbipaistev. Ma tänan teid kuulamast. Nüüd ma olen siit lõpetamas oma ülevaadet. Ma olen minemas kohe oma ülikooli loengusse, võlaõigusseadus läbi veebitee. Õhtul olen tulemas viimaste lennukitega läbi Helsingi-Tallinnasse, et homme hommikul minna juba kooli. Laupäev, pühapäev on samuti mul loengud. Olen teinud ka väga palju siin kodutöid samal ajal õhtuti kabinetis Brüsselis olles, et kasutada seda aega võimalikult efektiivselt ja minna edasi oma õigusteaduskonna õpingutega. Järgmisel nädalal on meil taas toimumas siin istungid. Olen siin esmaspäevast kolmapäevani. Kindlasti teen teile väikese nädala kokkuvõtte ja ülevaate siin toimunust. Seniks aga püsige terved, nautige sügist ja olge tublid.